enda võib-olla ma ei tea ka, mõned on puudu ka. Aga te juba teate, kuhu te sattunud olete, näitusfragmendid. See on siis minu viimase 3 aasta looming põhimõtteliselt, mis on sündinud väga kiiresti. Ja kuna seda kogunes nii palju, siis paljud küsisid, et millal näitust ja tundus, et on juba mille hulgast valida ja see valik on nagu päris massiivne lõpuks, mis siin välja sai. Ja seal on ka vanemaid töid, mis on mingi teise kursuse ajast, siis ülikooli ajast. Need on need maalid. Maalida ma veel ammu viitsin, see on liiga palju toimetamist, siis tuleb värvid lahti võtta, pärast kinni panna, pinsleid tõsta. Nii et selles mõttes olen ma enda jaoks avastanud selle tolmupastelli, mida ma pole kunagi peale lasteaeda nagu puutunud. Aga need kohad, kus ma olen siis need tolmupastellid kätte saanud, on näidanud mulle, et sellega saab väga, väga toredasti särtsakaid ja värvilisi, aga vähem värvilisi teoseid luua. Ja võib-olla siinkohal ma hakkakski nüüd siis teid peedistama natukene ja tänama kõiki neid, kes on selles kõiges süüdi, et see näitus siin on. Ave jõudis napilt kohale. Kas ma võin siia ka kutsuda? Ma ei hakka teile mingit lilli jagama, et mul on neid küll palju, mida jagada, seda ma ei oodanud. Aga lihtsalt nüüd näidata ära, et selline tore tütarlaps, Ave Kassia Teede, on siis tüdruk, kes teeb igasugust kunsti ja kõike muud ka, nii et te võite et te võite täitsa tema käest pärast küsida, et millega ta praegu tegeleb. Mingisugune invitation juba kuhugi jälle tuli. Nädal aega tagasi võtsin uue stuudioruumi, kus ma hakata uuesti korraldama neid samu asju. No vot, sellest ma räägin. Et tal on erinevad asjad, kus ta toimetab. Ja tänu sellele, et siis Küllirist mu sinna vedas, kes on siis minu väga vana sõbranna ja kooliõde. Väga vahet ei ole, pikalt ei jaksa istuda. Et siis viis tema meid kokku ja sealt perioodist on pärit siis need A1-d ja A0-d ja need suured tööd, mis mulle väga meeldivad, sest mulle see suur formaat nagu hästi meeldib. Ja peale seda jätkus asi peale pikka hoovõtmist drink and draw sessioonidel. Üks Hollandi tüüp, kes on nüüd Eesti sisaridekli mees, keda siin ei ole paraku, ta pidi tulema, Tone Books, tema jääb meil siin nagu presenteerimata. Tema seda üritust veab, ürituste sarja, see põhimõtteliselt iga nädal, lihtsalt lähed kohale, muusika mängib, keegi ei lobise, keegi ei jutusta, modell on seal ees ja taimer siis tiksub ja on see siis 2, 5 või 10 minutit. 10 minutiga siis ma teen 3 tööd tavaliselt, sest muidu ma teen üle ja rikun ära. Et A3 ka, et kuna neid töid oli nii palju, siis lihtsalt ei mahtu need suured tööd enam koju ära, siis ma hakkasin neid väikseid tegema. Ja see on ka üks põhjus,